tere tulemast selle aasta esimesse vlogi ja ma vabandan, kui siin väljas on natuke kärarikas, aga lihtsalt toas, kuna täna on nii pilves ilm, siis toas on nii pime, et ma mõtlesin, et ma tulen pigem siia rõdule istuma ja teen väikse sissejuhatuse sellele vlogile. Käes on 12. jaanuar, mis tähendab, et on alanud uus nädal ja nagu te nägite, ma käisin hommikul jalutamas, siin oma hommikusööki ja nüüd ma olengi teinud siis arvutis tööd. Vahepeal Brenda helistas mulle ja näitas oma uut Solehe poodi, sest et kui siin keegi, kes on Griffitis, siis Brenda on avanud nüüd uuendatud versioonis Solehe poe ja ma juba kirjutasin Hansule ka, et kindlasti ma tahan Brendale selle puhul lilli saata, nii et Hans siis tegeleb sellega ka, sest et kuigi ma ei saa seal kohapeal olla, siis ma ikkagi väga soovin temaga koos seda tähistada ja talle selle puhul veel kord õnne soovida, sest et esimest korda poe avamisel me olime ise ka Griffitis, nii et see oli väga tore mälestus või tähendab siiamaani on. Ja täna ongi plaanis teha tööd, arvutis toimetada, nii et nii palju filmida ei ole, aga ma lähen kella 3:30 täna Lashlifti, ma olen nii kaua mõelnud ja nüüd ma lihtsalt lõpuks bookisin selle aja ära, sest ma olen sinna bookimissüsteemi läinud juba reas, ma arvan, mingi 6 korda ja ma lihtsalt ei ole seda ära bookinud ja nüüd ma mõtlesin, teate, aitab, kuna homme meil on tulemas järjekordne kontsert, siis ma mõtlesin, et miks mitte ja homme me lähme siis The Lumineers kontserdile ja ma sellest seoses selle bändiga räägin natuke rohkem siis juba homme. Aga ma tahtsin puudutada kiirelt veel seda nii-öelda uue aasta või siis 2026 aasta alguse teemat, sest tegelikult ma juba eelmine nädal hakkasin filmima ja ma juba editisin seda vlogi ja see vlog tuli mingi 30 minutit. Aga nagu te näete, siis teieni see ei ole jõudnud, sest ma ütlen ausalt, ma ei olnud sellega üldse rahul ja ma kuidagi tundsin rohkem, et ma pean seda tegema ja ma kindlasti ei taha, et vlogimine saaks mingilgi moel minu jaoks selliseks kohustuseks, vaid see on lihtsalt pigem tore hobi ja asi, mis mulle teha meeldib, nii et ma mõtlesin, ma lihtsalt alustan täna puhtalt lehelt. Aga aasta algusega siis nii palju, et mina teen alati vision board'e ja ma teen neid tegelikult vahet ei ole, kas on aasta algus või millal iganes ma tunnen, et nüüd mul on vaja sellist nagu uut hingamist, uut suunda või jälle endale meelde tuletada, miks ma midagi teen. Ja nüüd ma tegingi selle nii-öelda uue vision board'i valmis ja kes teab siis võib-olla või kes on mind pikemalt Instagramis jälginud, siis Eestis ma tegin ka vision board'i workshop'e ja kindlasti kui me peaksime tulema tagasi Eestisse või Euroopasse, mis iganes, siis ma kindlasti tahan neid vision board'i workshop'e veel teha, nii et kes teab, äkki me juba sinuga saame ühel hetkel koos vision board'e luua, aega veeta. Aga miks ma tahtsin vision board'ist rääkida, on see, et tavaliselt ma olen teinud lihtsalt need vision board'id valmis ja siis nii-öelda elanud oma elu, teinud asju ikkagi, mis mind sinna suunas nagu viivad. Aga rohkem, seekord ma otsustasin teha seda nii-öelda rohkem läbimõeldumalt. Ehk siis ma kirjutasin omale üles kõik konkreetsed eesmärgid sealt vision board'ilt ja hakkasin neid nii-öelda lahti harutama. Ehk siis, kui mul on mingi eesmärk, siis ma tahtsin teada, mis on need sammud, mida ma saan teha kas iga kuu, iga nädal, iga päev, et ma reaalselt võiksin nende eesmärkideni jõuda. Ja sellest omakorda arenes välja siis see, et me tegime Marekuga endale habit trackeri. Ehk siis me kirjutasime mõlemad mingid teatud harjumused või tegevused endale paberile ja nii-öelda nädala kaupa ja siis iga tegevuse taha tegime nii palju tühjasid ringe, kui me siis nädalas seda teha tahame. Näiteks trenn, ma tegin 3 tühja ringi ja iga kord, kui ma teen ühe trenni ära, siis ma värvin selle ära. Ja sinna ma paningi endale siis trenni, nagu mainisin, siis 10 000 sammu päevas ja täna on siis 12. jaanuar ja ma olen iga päev teinud vähemalt 10 000 sammu ja enamik päevadel ma olengi alustanud oma päeva selle jalutuskäiguga ja minu jaoks on olnud täielik game changer, sest nagu ma ei tea, mis imesid see teeb vaimse tervisega, aga lihtsalt see on nii, nagu täna hommikul ma just ütlesin, et mul on selline tunne, et see on nagu mingi restart või kuidagi, see on lihtsalt nii mõnus, nii et kui sa veel ei tee oma igapäevaseid samme, siis ma väga julgustan sind seda tegema. Mind kindlasti motiveerivad mu õde, kes on lihtsalt sammude queen ja minu kallis tore sõbranna Liis. Nii et nüüd mina olen ka selles jalutusklubis ametlikult, ma julgeks öelda, et 12 päeva on juba päris hea, järjepidevalt siis olen seda teinud. Ja sinna habit trackerisse ma panin siis ka endale YouTube'i video tegemise ja ma ütlen ausalt, et ma panin, et iga nädal teha 1 video.
aga ma sain aru, et kohe, kui ma selle endale nii-öelda kohustuseks muutsin, siis ma arvan, selle nahka see esimene vlog, et mul see aasta läks, sest ma kuidagi tundsin, et ma pean tegema ja see ei olnud nagu selline chill, mõnus, tore tegemine, nagu see on kas praegu või siis varasemalt. Nii et jah. Ja vision boardile ma paningi siis veel erinevaid eesmärke tööalaselt, reisimine, hobid, suhted, raha, finants, kõik see ja kui teil on huvi, siis millalgi ma võin rääkida natuke pikemalt sellest vision boardi tegemise protsessist või siis me räägime sellest kunagi kohapeal laivis seal workshopis, aga ma lähengi nüüd tagasi arvutisse, tegelikult ma enne söön, sest kell saab juba 11 või kell juba on vist 11 ja siis ma toimetan arvutis nii kaua, kuni ongi mul aeg hakata minema lashlifti ja peale seda Marek võtab mu peale, sest ta tuleb töölt ja siis me teeme oma ujumise ära, meil on ka ujumisstreak, mida me siis alustasime detsembris, tegime challenge'i, käia iga päev ujumas, sellega me saime edukalt hakkama ja nüüd me tegime siis enda lõpuks, teeme nüüd edasi, ka meie mõlema habit trackeris on tegelikult olemas, et me käime iga päev ujumas ja me oleme siis seda teinud 30+12 tänasega, ehk siis 42 päeva järjest ja see on jälle nagu nii äge ja tore asi ja ma olen väga õnnelik, et me seda teeme, sest et ma olen alati öelnud ka, et kui ma elan veele lähedal, siis ma käiks kas iga päev rannas või iga päev ujumas või lihtsalt kuidagi võtaks selle hetke, et lihtsalt ma ei tea, akusid laadida, kuigi mõni päev see tundub ka jälle selline kohustus, aga jällegi kohe, kui sa sinna vette lähed, siis on nii mõnus olla. Siin on minu aiama update, paremal on siis münt, siin on minu vana basiilik, mida me siin korralikult oleme tarbinud ja siis uued basiilikud on ka siin. Nii mõnus on ikka, kui toit on ette meal prepitud, lihtsalt tee soojaks, tõsta taldrikusse ja head isu. Kell on saanud vaikselt juba 3:01 ja lõpuks käis minu peas tööalaselt üks klikk, mida ma olen nii väga oodanud, nii et nüüd ma sättisin end siia uude locationisse, panen endale muusika või midagi mõnusat taustaks käima ja lihtsalt lokinin täiega ja siis 2 tunni pärast ma juba hakkangi sättima, sest nagu mainisin enne, mul on täna lashlift ja see on siis enne, ma peaks oma kulmud ka korda tegema millalgi, neid ma teen ise, aga need on mu ripsmed siis enne ja eks te pärast näete siis, milline on see pärast lõpptulemus. Ma olen jõudnud omadega siiamaale, et ma nüüd juba istun põrandal siin arvutis lao taga ja ma just jagasin oma storydes, et ma hakkan jälle tegema fotograafidele siis konsultatsioon /audit kõnesid ja jällegi, kes on mind kauem jälginud, teab, et ma olen seda teinud ka 2024 ja 2025 aasta alguses, mis tähendab seda, et nagu siiamaani on osad fotograafid, kes minuga neid kõnesid tegid ja keda ma jälgin ja ma näen, kuidas neil nagu kuidagi oligi vaja lihtsalt seda pisikest tõuget või kuulda konkreetseid mõtteid või sõnu kellegi teise käest ja nad on nii ägedalt lihtsalt hakanud tegutsema peale seda ja ma olen mega elevil, et veel ägedate uute vanade, mis iganes, kes iganes fotograafidega connect ida ja neid kõnesid läbi viia ja neid toetada ja neid aidata, sest ma tunnen, et fotograafina, üldse loova inimesena, aga mina eelkõige saan rääkida, et fotograafina tegutsedes on vahepeal nii oluline, et sul on keegi, kellega sul on neid mõtteid põrgatada, kes kuulab sind ära, kes peegeldab, kes annab sulle võib-olla nii-öelda julgust või jagab ka oma kogemust, et sa saad aru, et sa ei ole üldse sellel teekonnal üksi ja et tegelikult kõik on rohkem kui võimalik, kõik on tehtav ja ma olen väga-väga elevil selle osas, nii et ma loodan, et nii mõnigi fotograaf haarab sellest võimalusest. Ja mis ma just Marekule mainisin, et minu arust see on nii, ma ei tea, mulle tegelikult üldse ei meeldi, miks ma ei ole ammu lashliftis käinud ka, on see, et sa pead seal olema terve aeg silmad kinni, niimoodi, et sa ei tohi silmi lahti teha ja minu jaoks see on nii ebamugav. Aga õnneks täna seal aeg läks suht ruttu, nii et jah. Aga iga kuu ma ei suudaks seal käia. Kui mul olid kunagi ripsmed pikad, siis ma mäletan lõpuks see nagu, ma ei tea, see on lihtsalt imelik seal lamada silmad kinni, sest sa tahad nagu magama jääda, aga sa ei jää ja siis see on mingi siuke in-between olek. Aga igal juhul, nüüd on hästi näha seda tulemust. Nii,
igal juhul minul on täna trennivaba päev, Marek läks trenni, mis tähendab, et ma mõtlesin, et ma teen siis meile õhtusöögi valmis. Ja täna proovime sellist asja nagu TikTokist ma leidsin mingi Marry Me Butter Beans. Nii et siin on meil see retsept. Ja hakkame pihta. On aeg minna ujuma. Päev 12 ehk siis päev 42 ja täna lähme basseini. Päev 43 isegi. Täna on 13 või? Täna on 12 ju. Detsembris oli 31 päeva. Päev 43. Ja päev 43, aga basseini ujuma, sest et ripsmed ei saa täna mereks saada. Ei tohi ja ma käisin Lashliftis. Aga ei tohi saada mereks. Aga ujuma lähme ikkagi. No excuses. Hommikust. Ma olen nüüd oma jalutuskäiguga, ütleme nii, et natuke rohkem kui poole peal ja mõtlesin, ma teen täna intro hoopis siit, sest et siis ma ei pea minema sinna rõdule, kus nad seal ühesõnaga jälle laamendavad. Igal juhul tänane plaan on siis teha oma hommikusammud lõpuni ja siis ma lähengi koju arvuti taha, käin ilmselt mingi hetk ujumas ja ma arvan, terve päev ma täna olengi arvuti taga, ma veel ei tea, kas ma teen seda kodus või ma lähen kuskile kohvikusse. Ja siis õhtul me lähmegi juba Brisbane'i, et minna The Lumineers kontserdile. Ja jah, praegu ongi tööalaselt selline faas või periood, kus hästi palju toimub asju nagu behind the scenes või nagu mingid ettevalmistused ja nii edasi. Et ilmselt eks te ühel päeval kuulete siis ka, mida kõike ma siin ette valmistan, mida ma teha üritan, püüan ja mida ma teen. Aga seni siis jah, väga palju selle osas praegu jagada ei saa, aga lihtsalt need hommikused jalutuskäigud, ma vist juba mainisin seda eile, aga nagu need on nii mõnusad ja tõesti ei vahetaks neid millegi vastu, eriti selliste vaadetega, nagu siin seda on. Tundub, et see on mu vlogides nagu mingi põhinurk, kus ma reaalselt kogu aeg filmin, aga ma olen nüüd tagasi oma jalutuskäigult ja reaalselt vahetult enne, kui ma jõudsin koju, hakkas just sadama, nii et täiesti ideaalne ajastus, sammud on tehtud ja nii, et nüüd saab siin arvutis lokinnida, aga enne seda ma mõtlesin, et ma kiirelt räägin, mis ma vist eile mainisin, et me lähme täna siis The Lumineers kontserdile Brisbane'i ja miks see on minu jaoks nii eriline ja nii oluline või nagu nii tore siuke full circle täisringi moment. Ma ei tea, kuidas see full circle moment eesti keeles on, aga nagu kui kõik asjad on juhtunud ja siuke tunne, et nagu see ring saab täis. If that makes sense. Igal juhul enne siis, kui me Aussi tulime, siis terve aeg, kui me nagu seda mõtet kaalusime, et millal me lähme nii edasi või üldse nagu see teema oli aktuaalsem meie elus, siis ma kuulasin kogu aeg The Lumineers erinevaid lugusid ja eriti laulu Sleep on the Floor, ehk siis nagu kes vähegi viitsib tahab, siis soovitan minna neid sõnu lugema või seda laulu lihtsalt kuulama ja minu meelest seal on nii oluline sõnum, sest et minu jaoks ma arvan, ma mainin seda võib-olla Marekul iga nädal, kui mitte või noh, iga 2 nädalaga, iga nädal ikkagi väga-väga tihti, et ma reaalselt ei kujuta ette oma elu ilma selle peatükita. Miks ma hakkan nutma? Reaalselt miks ma iga vlog pisardan, aga ma ei kujuta ette oma elu ilma selle Austraalia peatükita ja nagu kuigi siin on olnud väga raskeid aegu, on olnud väga ägedaid aegu, on olnud kõike siis nagu niivõrd lühikese ajaperioodi jooksul nagu 2,5 aastat praegu, mis me oleme siin olnud. Me oleme nagu kogenud
tutvunud, näinud nagu nii paljude erinevate ägedate inimestega, kohtadega, me oleme saanud nii palju erinevaid kogemusi just inimestena ja ma tunnen, et nagu Austraalia, miks võib-olla inimesed, ongi see, et mingi mis mõttes see Austraalia muudab sind või see, kui sa oled välismaal, siis nagu kujuta nüüd ette, et sa tuled uude riiki, kus sul ei ole ühtegi tuttavat, sul ei ole tööd, sul ei ole elukohta, sul ei ole autot, sul ei ole pangakontot, sul ei ole telefoninumbrit, sul ei ole mitte midagi ja siis sa alustad kõike täiesti nullist ja sellepärast ongi nagu see 2,5 aastat on, ta on pikk, aga samas ikkagi lühike aeg ja need asjad, mis või nagu ma räägin enda eest praegu, et mis ma tunnen, et ma olen siin kogenud, on andnud mulle nii palju juurde, sest et nagu siin on asjad kogu aeg nagu täiskiirusel või selles mõttes kuidagi, mitte täiskiirusel, aga nagu kiirenduse peal, nagu sa oleks just nagu mingi rongi peal, mis liigub lihtsalt nii palju kiiremini, sest lühikese ajaga muutub ja toimub su elus nii palju rohkem asju. Näiteks mina tunnen, kui võrreldes selle, kui sul on nii-öelda stabiilne elu, kus iganes sa siis elad, on ju. Et see on olnud nagu täiesti elumuutav kogemus. Ja tegelikult see ei ole küll mu esimene kord, kui ma elan välismaal, et kui ma põhikooli lõpetasin, siis ma olin aasta aega Brasiilias vahetusõpilane, mis ma tunnen, et oli nagu esimene suur asi mu elus, mis on täiega palju nagu vorminud seda, milline inimene ma olen. Ja nagu juba siis ma teadsin, et see, et sa elad välismaal, see, et sa oled teises kultuuris, et sa pead hakkama saama mingite täiesti teistsuguste olukordadega, nagu väga tihti nagu võimendatud kujul. Ja ma olin siis reaalselt 16, 15 või 16. Ja ma juba siis sain aru, et sellel on nagu nii suur väärtus, kui sul on võimalus elada välismaal ja seda kogeda. Ja ma mõtlen just elada välismaal, ma ütlengi siis vähemalt 6 kuud, et mitte päris see, et kuu aega, sest siis selle ajaga tavaliselt sul, see on justkui nagu võib-olla pigem siuke pikem reis. Aga sellepärast ma olen nii tänulik oma vanematele, et ma tol ajal sain Brasiiliasse vahetusõpilaseks minna, sest nagu sealt ma tunnen ja, et nagu nii palju asju minu sees kuidagi muutus. Ja hiljem siis ka, me olime pikemat aega Marekuga Portugalis, aga see oligi siuke 1,5 või 2 kuud, ehk siis ma ütleks, et see oli pigem siuke pikem reis, aga ikkagi midagi see sinus muudab ja nüüd nagu see Austraalia kogemus, kuna Brasiilias käies ma olin veel nagu laps, siis nüüd nagu täiskasvanuna siin reaalselt. Ma ei tea, kas te kuulete mu hääles, aga nagu ma kogu aeg tahan nutma hakata. Aga nagu nüüd täiskasvanuna siin olles, ausalt, kui ma ühte asja saaksin kõikidele soovitada, siis on see, et sa kogeksid elu välismaal ja mitte sellepärast, et kolige kõik Eestist minema, Eestis on halb, Nõme, kolige mujal, kus on parem. Ei, mitte seda absoluutselt. Vaid lihtsalt see, kui palju muudab su nagu maailmavaadet, su suhtumist, nagu su maailmapilti, kõike see, kui sa elad välismaal. See on reaalselt täiesti ulmeline ja nagu vahet pole, kas sa teed seda siis, kui sa oled 20, kui sa oled 30, 40, vahet ei ole. Aga vähem ma ütleks siuke 6 kuud kuni aasta, ehk sul nagu tekib see võimalus ka sinna päriselt nagu sisse elada. Ja kuidas ma selle jutuga siia jõudsin? Ühesõnaga, The Lumineers oli see bänd ja see Sleep on the Floor oli see laul, siis mida ma kuulasin enne Aussi tulekut. Ja ma kogu aeg kujutasingi ette, kuidas see saab olema nagu nii äge chapter meie elus ja me ei teadnud ju, kui kauaks me siia täpselt tuleme, et kas me oleme aasta, kas me oleme 2, nüüd siis 3. viimane 5 aasta jookseb. Et ma lihtsalt mäletan kogu aeg klappidega, kui ma käisin jalutama, siis ma kuulasin seda laulu ja nagu unistasin kõigest sellest, mida me nüüd siin nagu praegu teeme ja elame ja oleme ja nüüd näha ja kuulda seda laulu laivis on lihtsalt nagu kõiki nende teisi laule ka, ma väga armastan nende muusikat, aga lihtsalt see üks konkreetne laul nagu ma olen nii elevil ja ma ei tea üldse, kuidas ma jõudsin selle jutuga siia, et ühesõnaga, ma ei tea üldse, kuidas ma jõudsin selle jutuga siia, aga lihtsalt see reaalselt, mida teeb inimesena sinuga see, kui sa elad välismaal, on lihtsalt nagu ma tunnen, et see on nii oluline ja ma reaalselt ei kujuta ette, kes ma oleks, kui ma ei oleks kõike seda läbi teinud, sest nagu sellel on nii suur ja oluline osa minu elus ja rääkimata siis nagu oh my god.
täiesti haige. Oh my god. Ühesõnaga rääkimata siis sellest, milliseid inimesi või nagu keda on see kogu peatükk, oh my god, keda on see peatükk meie ellu toonud ja nagu ma olen seda ka ülitihti öelnud, et nagu üliäge on olnud näha neid ilusaid kohti, üliäge on olnud näha neid ägedaid vaateid, teha neid roadtrippe, kõike seda ja nagu seda kogemust. Ja siis noh, omaette on see kogu Aussi nagu farmi kogemus, aga nagu see täiesti oli. Aga minu jaoks kõige nagu olulisem, lisaks sellele, milline inimene mina olen, kui me nagu siit ära lähme või nagu milliseks inimeseks ma olen saanud siin kasvada, on see, milliste inimestega me oleme saanud siin. Ma tahan öelda seda, et minu jaoks kõige suuremalt väärtust ja rolli mängivad need inimesed, kellega me oleme siin elades, reisides, töötades tuttavaks saanud ja kes on meie elus saanud nüüd väga-väga olulisteks inimesteks. Ja lihtsalt mulle tundub, et võib-olla mingil viisil elu oleks meid kokku viinud, aga lihtsalt nagu meie ellu on tulnud ja jäänud nii palju ägedaid inimesi ja ma olen selle eest nii tänulik ja aga kui ma saan teile midagi soovitada, siis elage mõnda aega välismaal või tehke asju, mis on teie mugavustsoonist väljaspool, sest nagu see, kuidas elu rewardib või nagu autasustab on nimelik öelda, aga nagu annab tagasi, kui sa julged teha nagu julgeid valikuid ja otsuseid, isegi siis, kui sa ei tea täpselt, mis nagu homne päev toob, siis nagu see on nii äge ja see on nagu nii hea tunne. Nii et long story short, ma olen väga elevil, et minna The Lumineers kontserdile, kuulata neid laivis, aga eelkõige kuulata Sleep on the Floor laivis. Kell on kohe varsti saamas 1. Orso, vaadake, kui ilus see Lash Lifti tulemus on. Minu arust see on nagu väga ilus. Igal juhul kell on saanud umbes 12:30 ja ma käin nüüd kirjalt poes. Ma võtan meile wrapid ja midagi veel autosse näksida. Ma mõtlesin, ma ostan lihtsalt need wrapilehed või tortillalehed ja siis paneme eilsest alles jäänud riis ja seda oamöksi sinna vahele. Siis on siuke idekas amps enne kontserdile sõitu ja siis võtan midagi lihtsalt, et meil on ampsata veel peale kontserti. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen natuke lebotan passu ääres. Kell on kohe 3 ja võib-olla ma ei liiga entusiastlik, aga mõtlesin, ma teen oma soengu ja meigi valmis, et siis mul on rahulikult aega meile präppi teha ja siis ma nii kaua olen veel arvutis, miks ma kätega nii teen, ma ei tea. Aga nüüd ma sain nii ruttu valmis ja ärme seda juuksevärki. Ma näitan teile seda tagant, aga palun ärge kellelegi öelge, et see näeb lihtsalt täiesti crazy välja. Mul oli planeeritud kasutada teist lõksu, sest mul on nüüd lühikesed juuksed ja ma ostsin ühe 300 komplekti lõkse ja täna läks nendest 3 viimane katki, nii et see on ainus lõks, mis mul veel alles on. Mingi vana lõks, mida ma reaalselt kasutan vist praegu esimest korda. Nii et jah, aga ma mõtlesin, ma näitan teile ikkagi oma väikest outfiti, mis on väga basic. Ja siia juurde ma olen hea lähevad siis minu kontserti saapad, nagu te juba teate. Nii on aeg meile wrapid valmis preppida. Meil on siis mingid siuksed, ma ei tea, tavalised wrapid. Ja siis ma panen sinna sisse seda oamöksi, mis me eile tegime, mis on reaalselt mega maitsev, nagu me sõime seda eile ja reaalselt siuke tunne, et nagu kuskilt oleks mingi banger takeaway tellinud. Ja siis, et oleks natuke täikam, panen natuke riisi ja natuke värskust, siis läheb väike tomat. Võtan rõdult basiilikut ja siis veits seda peri majoneesiga, mida siin väga palju pole, aga midagi. Jõudsime nüüd siia kontserdipaika ja mis on siin üli nice on see, et siin on reaalselt parkimine koha peal. Nagu sa ei pea jätma kuskile linna teise otsa ja siis taksoga minema või midagi, vaid lihtsalt siin samas saame parkida, ülimugav, nii et lähme naudime kontserti. Brisbane, how you feel tonight? You feel amazing. A favorite crowd.
take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. Nii nagu juba kombeks on, siis vahetud emotsioonid peale kontserti. Marek, kuidas meeldis, räägi muljetest. Väga vinge kontsert, tuleks Ja. veelgi. Tõesti väga lahe ja ületas ootuseid. Ainus suur miinus on see, et see toimus siin mingis meelelahutuskeskuses ja meie istusime seal, kus AC puhus nagu lihtsalt reitsilt peale, niimoodi, et meil oli see Maarega üks jõhk üle oma põlvede, aga nagu mul on saapad jalas ja mu barbad reaalselt vahepeal külmusid ja mu nina ja kõrvad on täiesti külmad nagu kuskil talvel tuleks õuest. Aga see selleks, kontsert oli ikkagi väga lahe, väga meeldejääv, nii et võitleks jällegi 10/10.